ja juuniorid, tütarlapsed alla 17 aasta vanused on hetkel siis esimeses sõidus. Sit ready. Attention. Stardipauk on antud, valutult saadakse rajale ja kohe on läinud juhtima Kadri Vilbaste seda sõitu, nii et seal rajal number 13 liikumas on, aga Liisi Ohtla on teinud ka väga tugeva stardi. Masinal number 1 on tema tõmbamas ja kahekesi nad sealt lähevad, kui 100 meetrit ja veidi peale on sõidetud, aga kindlasti tasub siin selles sõidus vaadata, mida suudab Anette Tselma, meie lätlannast külaline, kes on rajal number 10, on hetkel jäänud liidriteist 17 meetriga maha. No Anette Tselma eelmisel aastal võidutses nooremas vanuserühmas ja seda väga kindlakäeliselt. Nüüd on siin ka koos nii mõnegi vanema atleediga ta rajal ja no eks jah, sellises vanuses on see aastane vahe võib olla ka väga oluline ja nagu Anette tuli alles eelmisel aastal oli võistlemas nooremas vanuserühmas, siis ega kerge tal siin kindlasti ei ole. Aga oma teed on minemas Liisi Ohtla, Kadri Vilbaste, kes sisuliselt nina-ninas siin koos liiguvad vastavalt rajal number 1 ja number 13. Charlotte Pree, tema on masinal number 4, 14 meetrit on jäänud praegu siis kaotusseisu ja Anette Tselma on stabiilselt tõmbamas liidritega hoidmas sellist 15-16 meetrist vahet ja seal tagapool vastavalt 5.-6. kohal on Nelean Riives, aga ka Liiva Karina Špigena vastavalt 29 ja 30 meetrit liidritest hetkel tagapool. Vaatan eelmist aastat ja eelmisel aastal eelsõit ei toimunud selles vanuserühmas, nii et igal juhul on teinud võistlusklass läbi tuntava arengu, sest et eelmisel aastal korraldasime siin ainult finaali, osalejaid ei jagunud nii palju, aga siin jah, tuleb neid igati tunnustada, et nüüd on mitu sõitu ja on ikka kõva konkureerimine finaalikohtade nimel. Eelmisel aastal võidutses selles vanuserühmas Kristiina Ziljukanova Narva spordikoolist Energia tulemusega 3.37,9, kes meil teine oli Grete Altua Pärnu Sõudekeskus Kalevist 3.41,5 ja mullune kolmas Anna Ražia-Linje, tema siis Läti esindaja 3.42 ja eelmisel aastal finaalis oli viimane lätlanna Olga Kupiškina, temal siis toona tulemuseks 4.08,4. Aga päris huvitav on nüüd jälgida, millised saavad olema eelsõidus pingutused. Charlotte Pree on hetkel teisel positsioonil liikumas liidrina Kadri Vilbaste masinal 13 ja kui jäänud on 250 meetrit, siis võib öelda, et 1000 meetri kontekstis on see nüüd küll finiši spordiaeg, sest et viimasel 200-l on palju veel võimalik muuta, no seda küll ja finaalides tavatsetakse tavaliselt teha, et siin kui ikkagi kindlad seisud on välja võidetud ja finaali pääse tegelikult juba taskus, nii nagu siin vähemalt 3 esimesel atleedil on, siis ilmselt väga viimast eelsõidus võtta pole mõistlik, sest et finaalist on vaja taastuda ja uskuge mind, see 1000 meetrit võtab ikka väga korralikult jala värisema ja sellest välja tulek ei pruugi olla kerge. Loomulikult sõltub paljudest teguritest nagu sportlase vorm, puhkus ja kõik see muu funktsionaalne pool sinna juurde, aga hetkel siis Kadri Vilbaste koos Charlotte Preega täpselt nina-ninas ja vaadake, no kolmik juhtimisel väga põnev sõit tehniliselt ja siin siis lõpuks võib öelda sportlik õnn naeratas Charlotte Preele 3.44,9, tema järel Kadri Vilbaste 3.45,3 ja sisuliselt sama ajaga vaid 20 hiljem Anette Tselma. Veel kord vaatame eelmise aasta võiduaega. 3.42 toona finaalis võitis siiski 3.37,9 Kristiina Ziljukanova, tema siis Narva spordikoolist Energia mullu selle finaali võitis, aga eelmisel aastal ja eelsõite polnud, nii et kindla peale mindigi välja finaalis ja see tähendab hoopis teisi arenguid ka tänases võistluses. Sit ready. Attention. Start on antud. Loomulikult nii varajases faasis ei ole väga võimalik siin paremaid eristada, kuigi
eks need esimesed tõmbed vahel annavad ka arvutiekraanilt kuvades sellise märgatava edu, aga see on selline näiline. Hetkel tegelikult on sisuliselt siin 5 liidrit masinal number 2 Irina Budanovo, kes ka eelmisel aastal samas võistlusklassis osales, olles nüüd siis viimast aastat siin alla 17-aastaste vanuserühmas ja finaalis sõitis välja siis toona 9. koha. No igal juhul on Budanova nende võistluste üks ka võib-olla võimalik medalipretendent. Kenasti on siin sõitmas hetkel Annabel Aron, täpselt samamoodi Dovile Rimkute, meie hea külaline. Diana Bulassa hetkel sisuliselt liidriga võrdselt ja Liisa-Maria Lääne ka, nii et Liisa-Maria eelmisel aastal oli 4, kindlasti võiks olla selle võistlusega üks silmapaistvaid osalejaid, keda peaksime siin nüüd jälgima. Tuletan veel meelde, et eelmisel aastal eraldi eelsõit ei korraldatud, toimus otse finaal. Kuna aga sel aastal on märgatavalt osalejate huvi just selles vanuserühmas kasvanud, siis 2 eelsõitu, kokku teeb 28 atleeti kaasa. Neist 16 saavad finaali, nii et 12 peavad jääma tühjad pihud, midagi pole teha ja selle nimel praegu tugev tööga siin käib. Hetkel on juhtimas Dovile Rimkute, tema siis masinal number 13. Diana Bulassa on 4 meetrit jäänud kaotusseisu, no sisuliselt võib öelda, et ollakse nii-öelda nina-ninas sõudjate keeles ehk et võrdselt, kuigi nüüd, kui 500 meetrit ja natukene rohkem on läbitud, ei siiski jah, see vahe on umbes selline 3-4 meetrit. Liisa-Maria Lääne teeb väga ilusat sõitu, mullune 4. selles vanuserühmas ja tema siin on hetkel 3. positsioonil, aga sisuliselt sama hästi sõudmas ka Irina Budanova, tema on siis masinal number 2 ja hetkel kaotamas liidrile Rimkutele 9-10 meetriga, aga ka Annabel Aron on seal pead tõstmas ja kindlasti sekkub eelsõidus sellesse mängu, mis siis esiviisikut, kuusikut peaks tähendama. No kindlasti need esimesed, kes siin praegu tugevat tööd teevad, on finaalikoha väärilised. Tundub, et see on ka tugevam sõit võrreldes eelmisega. Korra vaatame veel üle ka eelmise sõidu võitja Charlotte Pree 3.44,9. Tema järel Kadri Vilbaste 3.45,3 ja siis juba Anette Selma 3.45,5. Ja hetkel, kui nüüd püüame ka ennustada siin käesolev liidri Dovile Rimkute lõpuaega, siis kui ta niimoodi jätkab ja suudab täpselt sama võimsalt tõmmata, siis ennustatav lõpuaeg 3.40 kanti, nii et igal juhul saab öelda, et see sõit on märksa tugevam kui esimese eelsõidu näidatud ja siin siis hetkel on tõusnud liidriks hoopis nüüd juba Liisa-Maria Lääne, nii et väga tugeva lõpuga tuleb Lääne siit ja võtab ka selle sõidu võidu, aga sisuliselt ei ole vahet, sest et ka järgmised 4, tõenäoliselt ka 5-6 saavad siis finaali. No ja Liisa-Maria Lääne tugev aeg 3.36,9, teine koht eelsõidust Annabel Aronile 3.39 ja 3. positsioon Dovile Rimkutele. Dovile Rimkute teatavasti alustas seda eelsõitu kõige tugevamalt, aga tugev aja sõidab välja ikka. No vaadates eelmise aasta võiduaega, siis oli see 3.37,9 ja kui nüüd 3.36,9 sõitis välja Liisa-Maria Lääne, siis tegelikult selle ajaga oleks ta mulluse finaali võitnud. Nii et kas ehk mitte liiga tugev algus, võiks ju ka niimoodi küsida, sest et finaalsõit on alles ees ootamas, see saab olema väga põnev. Ja kui ajakava vaadata, siis tasub kindlasti valmis olla. Aga nüüd siis oleme tunnistajaks ühele põnevale vahepalale siin ja tegemist on siis ümber sõitmisega, sest et täpselt võrdne aeg vaja on selgitada siis viimane finaalipääse 16. koht ja siin siis Straždina ja Leiškal. Nii et 100 meetrit ja selgub, kes siis nendest finaali pääseb. Straždina esimesel, Leiškalna teisel veel, 100 meetrit ees ootamas. Sit ready. Attention.
ja kuulete seda möllu, mis siin käib, Läti fännid on tõeliselt kaasa elamas, no ilmselt on erinevate klubidega tegemist ja hetkel on siis kindel liider Daniela Leiškalne, siis tema masinal number 2. Ja kui nüüd Daniela suudab sellist tempot hoida, siis on tõenäoline, et just tema pääseb finaali ja Sanja Straždina on alla vandunud, nii et 20,2 ja viimane finalist Daniela Leiškalne, the final finalist Daniela Leiškalne from Latvia. Attention. Ka see sõit sai väga kena lähte ja siin me näeme, kus siis Irena Budanova on koos Kadri Vilvastega võtnud nõuks konkurentidelt esimesel 100 meetril väikese edumaa sisse saada, aga seal kohe ka Diana Pulaša, nii et tegelikult võistlus on veel nii varajases staadiumis, et siin midagi järeldama hakata kindlasti poleks mõistlik. Kaamerapilt hetkel jälgimas siis radu 6 ja 7 vastavalt Pulaša ja Budanova ja number 5 ka, tema on Kadri Vilbaste ja on hetkel liider. Kas Kadri kestab, seda näitab aeg, 250 meetrit saab kohe selja taha. Rajal number 5 sõudev Kadri on saavutanud Budanova ja Pulaša ja Budanova ees vastavalt siis 9 ja 11 meetrise edumaa sisse ja tundub, et see vahega veidi on tema kasuks kasvamas. Aga samas sõita on ju veel koguni 650 meetrit. Tõsiseks sõiduks läheb alles viimasel kolmandikul 11 meetrist vahet annab sisse tagasi teha väga kiiresti. Endiselt juhtimas Vilbaste, tema järel Pulaša, 10 meetrit kaotust, siis aga juba Budanova 15 meetrit, aga enne teda ikkagi veel me vaatame ja näeme Toovile Rimkuutet. Kas kaamerapilt püüab taga kinni, number 10 on tema, seal Läti külaline on võistlemas ja tõusnud juba 3. positsioonile, hakates muu seas juba ka ohustama siin Pulaša 2. kohta ja tegelikult on nad päris võrdsed juba. Endiselt liidrina on liikumas Kadri Vilbaste. 8 meetrit on veel tema edu nüüd juba 7 peale kulunud ja tundub, et hakkavad siit jälitajad Vilbastet juba ka ohustama, sest et nii Pulaša kui ka Annabel Aron on teinud väga ilusat sõitu. Aron on hakanud nüüd ennast näitama ja koostöös nad seal Pulašaga lähevad ja nüüd tundub küll, et Kadri Vilbaste on ära väsinud, alguse eest tuleb lõivu maksta ja kui viimased 300 meetrit on jäänud, siis just nendel hetkedel tõuseb Annabel Aron täpselt ühele pügalale Vilbastega ja tema järel ka kohe Diana Pulaša, aga medalis on kinni kindlasti ka Budanova, Liisa-Maria Lääne, aga miks mitte ka Rimkuute ja Levinok, nii et nemadki veel täiesti konkurentsis. Hetkel on ülipõnevaks see võistlus kujunenud, sest et Annabel Aron on haaranud liidriohjad ja teinud seda Liisa-Maria Lääne ees. Aron, kes alustas pigem tagasihoidlikult, on nüüd tõesti leidnud oma käigu, selle viimase käigu ja kui 100 meetrit on jäänud täiesti võrdsete võistlus, Annabel Aron, Liisa-Maria Lääne, numbrid 8-9 on täiesti võrdselt liikumas, mida suudab Diana Pulaša. No näeme, 11 meetrit on kaotus siin liidritele, aga nüüd on selgelt näha, et Annabel Aron ja Liisa-Maria Lääne pingutavad ülivõrdselt, viimased meetrid otsustavad, võib-olla isegi viimased millimeetrid otsustavad, numbrid 8-9 ja ülinapilt võidab Annabel Aron, palju õnne, 3.33,0 ja tema järel teine koht Liisa-Maria Lääne, 3.33,3 ja kolmas koht Diana Pulaša, 3.37,2.